tere õhtust, kallid maratoonarid ja lühematel distantsidel Eesti maastikumaratonil kaasategijad. Toon teile tervitusi kaunilt õhtuselt Kõrvemaa Luhalt ja olen just lõpetanud ühe õhtupooliku raja puhastamisega. Tahtsin lihtsalt öelda, et see rada, mis sellel aastal siis uuena on tõeliselt äge ikkagi. Ja ma olen uhke selle üle ja ma loodan, et igaüks teist, kes selle läbi teeb, on ka uhked. Et maratonirada algab meil siis Järva-Madise kiriku juurest. See on siis kirik, kuhu need Tammsaare tegelased käisid oma patte lunastamas. Sõideti sinna mööda Soosilda või talvel üle raba. Praegu on meil rajatud RMK poolt laudteed ja esimene ongi siis kohe umbes kilomeeter pärast starti ja ületab Kodru raba. Ja siis tõuseme sinna Vargamäe, kus praegu on muuseum. Need ju Tammsaare tegelased olid ikkagi välja mõeldud, aga nad põhinesid tegelikult ju päris inimestel. Ja näiteks siis kuulus Pearu, kes raamatus on tema lapselaps, on meile konkreetselt andnud loa üle enda maa minna. Ja kui me sealt Tammsaarest siis ära tuleme, paneme neid Luha heinamaid siin juba üle teisel pool jõge, siis on natuke põllumajandust ja kruusateed ja üks veisefarm Männimets algab. On seal üks selline väike seljandik ja seda mööda siis hästi ägedat metsateed mööda jõuame Kakerdaja raba juurde. Et 27 kilomeetri rada siis kohtub maratonirajaga seal, 27 algab Mõnuverest. Siis edasi see Kakerdaja laudtee, see on ka ikka tõeliselt kihvt. Enamus inimesi ei ole sellele lähenenud ju siit lõuna-ida poolt, et enamasti ju tullakse sealt Nokku lõkkekoha juurest. Aga kui siit poolt minna, siis see laudtee on kokku 3,5 kilomeetrit ja ta algab siis sellise läbi metsa kulgevana, siis läheb täitsa avarabasse ja sealt on nagu sellised imposantsed, võimsad vaated, et mida te siin drooni videos ka näete, et taamal paistab Soosaar ja siis jooksete mööda järvest veel või jooksete, kõnnite, matkate. Igaüks valib oma tempo ja peaasi, et kõigil oleks mõnus. Keegi tahab kiiremini, siis öelge, palun mööda, kindlasti lastakse. Ja siis olemegi seal Kakerdajast lääne pool olevates metsades ja seal on vägevad loodusmetsad ja mõned järved ja keerutab seal ka laudtee puude vahel ja on ka sellist porisemat ja juurikasemat siis kitsast rada. Ja finišis on meil ju juubelpidu, et pakume kringlit ja loomulikult teha selle lõpupildi, mis meil traditsiooniks on saanud masinaga. Nii et selline väike kokkuvõtte rajast. Nüüd meil on 10 päeva jäänud ja head valmistamist ja olge tublid!